Riigikogu lõpetas kevadistungjärgu, mil võeti vastu 63 eelnõu. Suurt avalikku vastukaja leidnud erakondade rahastamise järelevalve komisjoni likvideerimise ja Riigikontrolliga asendamise eelnõu arutelu lükkus sügisesse. Sotsiaaldemokraatide esitatud 50 000 parandusettepanekuga toimetulekuks on võimuliidul mitu võimalust. Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder peab erakondade rahastamise järelevalve komisjoni kaotamist ületähtsustatud küsimuseks. Eelnõu eesmärk on parandada ja tugevdada veelgi ja tõhustada järelevalvet ja anda see funktsioon üle sõltumatule ja teovõimelisemale organisatsioonile, kelleks Riigikontroll kindlasti on. Riigikogu aseesimehe Siim Kallase sõnul pole eelnõu juures oluline see, kumb on kontrollijana parem, järelevalvekomisjon või Riigikontroll, vaid kas suudetakse hajutada poliitilist otsustamist ümbritsevat usaldamatust. Teema on see, et me muudame seda umbusalduse või seda usalduse välja, tekitame kahtlusi iseenda suhtes, et seal on mingi probleem ja ütleme puht taktikaliselt mina hea meelega soovitaksin koalitsioonil küll lihtsalt vahetada nende inimest välja. Eelnõu menetlemise teeb keeruliseks, et sellele on tehtud 50 000 sellist muudatusettepanekut, mida saab ükshaaval hääletusele panna, võttes nende ette veel ka 10-minutilisi vaheaegu. See venitaks arutelu pikemaks kui aasta. Selle vältimiseks on mitmeid võimalusi, selgitasid võimuliitu kuuluvad Riigikogu juhatuse liikmed. Üks võimalus on, et valitsusliidu erakondade koostatud eelnõu jääb nii-öelda sahtlisse ja järgmisele lugemisele enam ei jõua, kuid valitsus algatab uue samasisulise eelnõu, mille seob usaldushääletusega. See tähendab, et parandusettepanekuid ei hääletata. Teine võimalus on, mis ei ole hea parlamentaarne tava, aga erandjuhtudel on seda ka varasemalt tehtud, vormistada see ühe muudatusettepanekuna ühe eelnõu juurde teisel lugemisel ja võtta ta muudatusettepanekuna tervikuna vastu. Riigikogu esimees Henn Põlluaas ütles, et 50 000 parandusettepanekut on parlamendi töö segamine selle halvimas vormis. Ma loodan, et Sotsiaaldemokraatlik erakond saab ise aru, et selline käitumine ei sobi ja nad võtavad iseenda need ettepanekud tagasi. Riigikogu jätkab korraliste istungitega 14. septembril.